Jaanika Alak on üks neist eestlastest, kes on üle elanud neeru siirdamise. Selle vajaduseni on viinud enam kui 20 aastat tagasi diagnoositud neerupuudulikkus. Taust tervishoius aga on aidanud naisel oma seisundit mõtestada paremini, kui see tihtipeale tavainimesel õnnestub. Lapsepõlves diagnoositi mul suhkruhaigus, mille tagajärjel siis täiskasvanu eas mu neerud nii-öelda üles ütlesid. Aasta oli vist siis 94, kui mulle öeldi, et mul on tekkinud neerupuudulikkus. Praegu on Jaanikal teine siirdatud neer ja ta on 3. ootejärjekorras. Praeguse meditsiini taseme juures on siirdamine vältimatu, sest erinevalt südamest peab neer vastu ainult piiratud aja. Et räägitakse väga tihti meditsiinilises keeles, millest inimene ei pruugi aru saada. Et kui sa selle sõnavaraga kursis ei ole, siis on väga raske orienteeruda. Meditsiinivaldkonnas töötava inimesena on Jaanikal ettekujutus neerupuudulikkusest ja selle ravist. Kuid tavainimesele võib neerupuudulikkusest teada saamine olla päris põhjalik läbiraputamine. Abi peaks olema selle teemalistest ühendustest. On inimesi, kes vajavad seda, et nad saaksid lihtsalt rääkida oma lugu või kuulata, kuidas teistel on läinud, kellel on rohkem kogemusi. Ja lihtsalt, et nad teavad, et nad ei ole üksinda selle haigusega, sest see ei ole lihtne haigus. Et kui sa näed inimesi, kes teevad võib-olla hoopiski, on koos veedavad aega või ma ei tea, teevad sporti või matkavad või need samad inimesed, et siis on see kindlalt positiivsem laeng kui see, kui sa tegid haiglas kohta. Neerupuudulikkus on ravitav haigus. Ravi kvaliteet on Jaanika sõnul aastatega tohutult muutunud. Dialüüsi pakuti juba siis, aga ütleme see dialüüsi tase, mis praegusel hetkel on need seadmed, need võimalused, need on ikka nii palju tohutult arenenud. Kõik need ravimid, mis on uued peale tulnud, mis on peale siirdamist inimesed, mida peavad igapäevaselt sööma. Et see on ikka väga suure hüppe teinud. Kuid milliste piirangutega neerupuudulikkuse all kannatav inimene peaks arvestama? Eriti selline, keda huvitab Jaanika kombel, näiteks mootorrattasõit. Pikki otsa sõita enam ei saa. Et tuleb ikkagi arvestada sellega, et hommikul sõidad välja, siis õhtuks pead ikkagi kodus tagasi olema. Või teine variant on see, et kui sa tahad kuskile kaugele sõita ööbida, siis sa pead organiseerima kõik oma dialüüsi asjad ka sinna kohta ja sul peab olema selleks ka vajalik ööbimiskoht. Et mitte alati, et selles võtta piirab ikka päris palju. Minul on kodus aparaat, mille ma ennast tema külge ühendan igal öössel. Ehk siis mul on 10 tundi ravi, see tähendab seda, et ma pean selle aja leidma. Et ma ei saa ju siis igal pool käia, ma ei saa minna, ma ei tea, diskole öössel või veel midagi siukest. Kuna regulaarne neeru siirdamine on vältimatu tõsiasi, sisaldab Jaanika elu pidevalt teatud ootusärevuse momenti. Et sul peab olema 24 tundi kogu aeg telefon laetud ja kogu aeg käepärast, et kui see kõne tuleb, sa pead olema valmis, et sa minema Tartusse. Et sa pead oma elu ikkagi edasi elama vaatamata sellele ja mitte ootama kogu aeg, et äkki nüüd telefon heliseb. Siis on see juba keeruline. Aga siis, kui heliseb, siis oled sa väga rõõmus. Siis oled ikka väga rõõmus. Neeru siirdamist ei tasu aga karta, sest võit elu kvaliteedis on tema kinnitusel märkimisväärne. Tean osasid inimesi, kes natuke kardavad seda siirdamist ja siis nad ikkagi võtavad mõtlemisaega ja nad ei ole võib-olla kohe nii üks, et mina võib-olla olen selline, et kohe läheks, et kui keegi helistab, ma kohe sõidaks kohale. Aga kõik ei ole nii, kõik osad ikkagi kardavad ju ka. Aga teie soovitus on, et ei tasu karta? Ei tasu karta, sest igal juhul on elu kvaliteet on siirdamisjärgselt palju parem, kui on dialüüsis käia. Et see on väga suur vahe. Hirmus vahe. Et siis oled ikka nagu terve inimene.